Mida teie teeksite, kui te enam reklaami ei teeks? Jah, või disaini või filmi. Tõenäoliselt teeksite midagi muud ägedat. Mina teen kodus oma kana selle võileiva grilli vahel. Tuleb ka jummale hästi kiiresti saab, on siuke valmis. Ei. Mida aga oskate? Aga Eestis on palju inimesi, kelle jaoks on see suur probleem, sest nad oskavad ainult üht ametit, mida nad ammu õppisid. Ühel heal päeval, näiteks see koht, kus sa töötad, kolib Hiinasse see tehas ja oledki lageda taeval nägemist. Ja nad ei tea, kuidas vajalike oskustega sammu pidada. Aga point ongi selles, kust ma tean, mis asja õppida, et see mul nagu ka tulevikus leiva sisse tooks. Meie ülesanne oli täiskasvanuid julgustada. Õppimine on põnev ja jõukohane kõigile. Ei ole nii, et õpid koolis ühe ameti selgeks ja siis lähed sealt töölt otse pinsile. Kõik vaatavad meie saateid ja arvavad, et me teeme ainult rumalat nalja. Sest tegelikult õpime me oma saadete käigus pidevalt ju midagi uut. Ning seepärast tegimegi me kampaania 2 kanget koolipingis. Täpselt, et näidata, kui lahe on uute oskuste õppimine tegelikult. Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Mida sa oskad? Sa ei oska ju midagi. Äkki peaksid midagi õppima? See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu 2 kangest koolipingis. See on hea plaan. See on hea plaan. Ja kui te arvate, et me mängisime lihtsalt agentuuri poolt ette kirjutatud rolli, siis te eksite. Olime päriselt meie ise. Jaa. Mina leidsin päris palju sellist, mille õppimist võin kohe soovitada. Just. Ja seepärast olemegi just meie kõige õigemad eeskujud. Inimesed vaatavad sind ja mind, usuvad ja proovivad ka. Võtad kõigepealt kalkuni, selle sisse topid pardi. Pardi sisse topid kana, paned ahju, ootad 16 tundi, sööd. Ja mitte kunagi varem pole nii palju Eesti inimesi plaaninud midagi uut õppima minna, kui pärast meie kampaaniat. Sa pead enne mees tarkust taga ajama, et siia sisse minna. Niisama, siin ei kõnnita, lolli ei mängita siin kuskil koha peal. Ühesõnaga pead tark olema, et siia sisse saada. Ütle palun, kas Kopla laadurist oleks võimalik teha influencer? Kõigest on võimalik tänapäeval influencer teha. Mis on kõige olulisem kokkaks õppimise juures? Kõige suurem osa on huvi. Aga kui sa viitsid asjaga tegeleda, siis ma arvan, et sinust saaks päris hea influencer. Oi, kui te olete edevad, siis tehke seda. Kui teil edevus puudub, valige teine amet. Ja ärge kartke lolliks jääda. Tehtud. Tehtud.